3, 2, 1. Krõbedad õunapirukad. Koos jäätisega ja karamellikastmega. Mulle meeldivad retseptid, mis jätavad mulje, nagu ma oleks palju vaeva näinud, aga tegelikult ma ei näinud eriti palju vaeva. Ja minu meelest see õunataskute retsept on üks nendest. Alex näiteks ei olnud mitte kunagi varem neid õunataskuid teinud ja ta sai esimese korraga hakkama. Nii et kui Alex saab esimese korraga hakkama, siis sa saad 100% ka väga hästi hakkama. Minu meelest selle retsepti kõige raskem osa on õunte puhastamine ja lõikamine, aga kui see saab tehtud, siis kõik muu on juba väga lihtne. Ja mul on õunte lõikamise osas teile väike lifehack ka, näiteks Alexile meeldib räigelt õunu lõigata, nii et väga hea meelega tuleb sulle appi, nii et lihtsalt anna talle teada ja ta on kohe kohal, pole vaja isegi mitu korda öelda, ta jätab kõik oma asjad pooleli ja tuleb appi sulle õunu lõikama. Ei no päris nii lihtsalt see ei käi, ma küll tulen õunu appi lõikama, aga ma siis tahan pirukast ampsu ka saada ja arvestades, kui karamellised ja krõbedad need välja tulid, siis on oht, et ma söön kogu plaaditäie ära. Aga räägi Hedi, kuidas me kõige lihtsamad karamellikastet tegime? Karamellikastme jaoks seekord me kasutasime iirise komme, ehk siis kui sa ei ole varem karamelli teinud, siis niimoodi sul tuleb see suht kindlalt välja. Ehk siis me panime iirise kommid potti, panime sinna natukene võid ja siis segasime kõik ühtlaseks, lisasime vahukoore ja natukene soola ka. Ja siis juba tulidki meie õunataskud ahjust, panime soojadele õunataskutele peale jäätist ja soola karamellikastet. Ja mina lõikasin enda õunatasku katki, aga Hedi tegi oma legendaarset rebimist, nagu ta alati teeb. Ja Hedi oleks peaaegu unustanud, aga ma olen nii ekstra, nagu kõik ütlevad, ja ma avastasin väga olulise komponendi. Karamellitükikesed. Nagu 30 eurot kallimaks. Vau, see näeb nii hea välja. No ma loodan, et see maitseb ka hästi. Cheers! Mamma mia. Mamma mia. Võib vanemaks hakata küll. Amalt, mida asja? Tänasest ma saan paksuks. Kui sa tahad kodus ka proovida, siis kogu retsept on videokirjelduses. Aitäh, et vaatasid! Bye!